Tšau kõigile, nii suur rõõm jälle näha. Täna on mul sulle mega äge uudis. Nimelt kõigepealt inglikese teraapiad on nüüd välja kasvanud Ayaraks. Ja Ayara on siis uus ettevõtte nimi. Mina olen ikka Kristi ja ikka see inimene, kes teeb sulle teraapiaid. Aga jaa, ma tundsin, et kogu mu ettevõtmisel oligi vaja uut hingamist, uut nime. Ja Ayara tähendabki sellist avarust, helgust, tasakaalu. Ja nüüd kohe siis annan ka teada, et ootan sind väga-väga Hiiumaale. 1.–3. mai toimub meil retriit, mille nimeks on teadlik eemaldumine. Ja seal sa saadki olla looduse keskel. Saad nautida kakaotseremooniat, minu massaažiteraapiat ja ülihea meel on öelda, et ka Annika Allikmäe loengut. Ja Annika räägib siis sellest, kuidas elada ebatavaliselt elusat elu. Ja iga hommik saab ka joogat. Meil on väga maitsvad toidud seal. Ja vaadake lähemalt siis ayara.ee ja üritused, et sealt kohe leiad. Ja aga siis tänase teema juurde. Täna mina tahaksin rääkida otse emadega. Kuna ma olen ka ise väikese lapse ema, siis tahan sulle anda neid sõnumeid, mida võib-olla oleksin ka ise tahtnud teada juba enne, aga usun, et on hea neid nüüd veelgi rõhutada, et kõik, kes on saanud alles emaks või kes juba on pikemat aega olnud, et neid asju meeles pidada. Kõige olulisem ongi enda tassi tuleb täita, et proovi leida endale aega. Ja eriti, kui su laps on pisike, siis maga siis, kui ka sinu laps magab. Las need asjad jääda. Koristad hiljem. Kui kohe mees koju tulles toitu ei saa, siis see on täiesti okei, et nagu pigem lasegi teistel enda eest hoolitseda. Ja kõik sellised pisemad ja tegelikult selles mõttes ebaolulised asjad, et lapse kasvatamine on kõige olulisem. Jäta need siis tahaplaanile. Ja kui laps on ärkvel, siis teegi temaga koos neid asju. Näiteks mina paningi kõhukotti endal lapse ja saimegi koos askeldada, panna pesu kuivama, toitu teha. Ja kui tema jäi magama, siis me nagu magasime koos. Ja hästi oluline veel, et kuula enda sisetunnet. Kuigi seda sotsiaalmeediat ja kõike lihtsalt tuleb aknast ja uksest, siis enda sisetunne on alati olulisem. Ja ükskõik, kes ütleb sulle midagi, isegi kui ta kannab valget kitlit, siis sul on alati õigus küsida ka teist arvamust. Et siis julgelt küsi, kui su sisetunne ütleb, et justkui peaks. Ja siis oluline mõtteviis, et mina alguses mõtlesin, et kuidas ma jätan enda lapse lihtsalt oma mehega. Et kuidas ma lähen ära siis kodust. Või et kuidas ma siis enda ema juurde või siis lapse vanaema juurde viin lapse, et ma jätan justkui lapse üksinda, kuigi tegelikult ta ju ei ole üksinda. Aga siis ma mõtestasin enda jaoks selle ümber, et ma luban tekkida
enda mehe ja oma lapse vahel kontaktil. Ja seda ma saan võimaldada ainult siis, kui ma ise lähengi ära, et siis neil tekib tegelikult kõige tugevam kontakt ja samamoodi lapse vanaemaga. Ja see ei pea olema ainult sugulane, see võib olla ka keegi teine lähedane, et ja keda sa usaldad, on ju. Ja siis tahtsingi välja tuua veel ka seda, et paarisuhe on ülimalt oluline. Sest tegelikult, kui see laps suureks kasvab ja kodust ära läheb, siis sinu mees või sinu naine jääb ikka ju sinuga. Et hoia seda suhet. Ja ole endaga lahke. Et iga päev võib lapsega olla erinev. Ja alistu sellele nagu, et sa ei saagi kõike kontrollida. Ja andesta iseendale. Ja peatselt siis ka sellises saates nagu Naised teavad. Olen ka mina rääkimas ja näed rohkem, saad uurida rohkem selle kohta, mis nippe nemad jagavad. Mina osalesin siis saates, kus räägitakse just uneteemast, nii et see laupäev kell 10 Kanal 2 Naised teavad. Vaata ja leiad sealt veel põnevaid nippe. Igal juhul siit Aiara poolt tervitan veel kord, ootan sind väga retriidile ja näeme peatselt. Tšau!